Pärast mitmepäevaseid matuserituaale Iraanis toimub täna endise ülemjuhi Ali Khamenei matuserongkäik üle piiri Iraagis. Tuhanded leinajad kogunesid šiitide pühasse linna Najafi, kus Iraani juhtkonnaga ühinesid ka Iraagi kõrged ametnikud. Siin on rohkem infot. Tuhanded leinajad täitsid kolmapäeval Iraagi pühalinna Najafi tänavad Iraani endise ülemjuhi Ali Khamenei matuserongkäigu jaoks. Mehe, kes oli aastakümnete pikkuse kodumaise repressiooni ja välismaal toime pandud terrori taga. Temast surnukeha saabus eile õhtul Iraagi linna. Saatjaks president Massoud Pezeshkian ja välisminister Abbas Araghchi, kelle võttis vastu Iraagi peaminister Ali Al-Zaidi. Kirst, mis oli mähitud Islamivabariigi lipusse ja suletud klaasi taha, liikus aeglaselt läbi rahvahulga veoauto kastis, samal ajal kui leinajad lehvitasid kättemaksu sümboliseerivaid punaseid ja musti lippe. Me tulime avaldama kaastunnet islami rahvale selle islami kangelase märtrisurma puhul, kes võitles uskmatute vastu, kes võitles Ameerika ja Iisraeli vastu ning alandas neid. Seejärel liikus rongkäik edasi Imam Ali pühamu poole, mis on üks šiidi islami pühamaid paiku, kus kõrged vaimulikud juhtisid matusepalvusi. Matused on osa 6-päevasest riiklikult korraldatud tseremooniate sarjast, mille eesmärk on näidata, et Iraani juhtkond on endiselt ühtne pärast seda, kui Khamenei tapeti 28. veebruaril toimunud USA ja Iisraeli ühises rünnakus. Sõja ajal kasutas Teheran oma relvastatud šiidirühmituste võrgustikku Iraagis, IRGC-le lojaalseid käsilasrühmitusi, et rünnata Pärsia lahe riike ja jälitada kurdi opositsiooni Iraagi pinnal. Hiljuti ametisse astunud Iraagi peaminister, kes sai ametisse USA toetusel, on nüüd sattunud Washingtoni ja Teherani vahele. Ta on andnud Iraani toetatud rühmitustele aega kuni 30. septembrini relvad maha panna, samm, mis võib suhteid Iraaniga pingestada. Pärast tseremooniaid Najafis viiakse Khamenei keha pühasse Karbala linna, enne kui see tuuakse tagasi Iraani, kus ta maetakse neljapäeval oma sünnilinna Mashhadi. Tema järglane ja poeg, Muqtada, pole pärast märtsis rolli ülevõtmist veel avalikkuse ette ilmunud. Meiega on nüüd liitunud Hussein Abdu Hussein, Foundation for Defense of Democracy's teadur. Hussein, tore, et oled meiega 24 News Englishis. Kui me vaatame seda matuserongkäiku, siis millise sõnumi saadab Iraan, tuues Khamenei kirstu just Najafi? See on šiitide jaoks kolmas kõige püham paik. Mis on selle tähendus? See on šiitide jaoks kolmas kõige püham paik pärast Mekat ja Medinat, kuid šiitide maailmas on see võrreldav Vatikaniga. Siin on šiitide kõrgeim religioosne autoriteet elanud vähemalt 8. sajandist alates. Najaf on olnud rivaalitsemises Iraani Islamivabariigi rajaja Khomeini mõtteviisiga ning loomulikult ka Khameneiga isiklikult. Nii Khomeini kui ka Khamenei püüdsid Najafi enda mõju alla saada. See ei õnnestunud. Seeba Najaf, tema eluajal Najaf ei andnud kunagi truuduse tõotust Ali Khameneile. Ma arvan, et iraanlased püüavad nüüd näidata, et ta oli kogu šiia maailma juht, mitte ainult Iraanis, vaid ka Iraagis, sealhulgas Najafis. Aga ma arvan, et see on mingisugune PR-trikk. Ma ei näe, et see mees oleks tegelikult Najafi enda kontrolli alla saanud, nagu ta oma eluajal soovis. Mida see siis tähendab Iraani toetatud rühmituste jaoks Iraagis, kui see matusetseremoonia liigub läbi Iraaki? Kuidas see mõjutab Iraani mõjuvõimu, seda sama mõju, millest Washington üritab vabaneda? Siin on sümboolne aspekt, et see mees oli šiidi õpetlane. Pane tähele, et ta ei saavutanud kunagi kõrget positsiooni, kuid ta oli šiidi õpetlane. Ja Najaf on üks suur surnuaed. See on koht, kuhu kõik šiidid tahavad maetud saada. Nad saadavad oma surnuid isegi Indiast, Pakistanist ja Euroopast. Nii et ühel poolt on Najaf šiitide kodumaa kui ususümbol. Teisest küljest ei tähenda see, et kui Ali Khamenei keha jõuab Najafi ja Karbalasse, see ei tähenda, et Hilleli relvarühmitused jäävad püsima ka pärast Iraagi valitsuse seatud tähtaega, mis on 30. september.
räägime siis režiimi kui terviku tugevusest ja ülemjuhi tugevusest. Tõsiasi, et uus ülemjuht Muqtada Khamenei, Ali Khamenei poeg, ei ole oma isa matustel. Teda pole nähtud. Temast pole midagi kuulda olnud alates sõja alguses 28. veebruaril. Millise sõnumi see saadab Iraani režiimi toetajatele? Mulle tundub, et Iraani režiimi toetajad ei ole tegelikult kindlad, kas Khamenei poeg on ikka nende poolel. Võib-olla ta on siin, aga ta on mingisuguses koomas või midagi sellist. Vähe sellest, keegi pole teda näinud. Pole olnud isegi ühtegi salvestatud häälsõnumit temalt, mis on tavaliselt kõige lihtsam, isegi nende jaoks, kes peidavad end. Tead küll, Ameerika õiguse pika käe eest, nagu Osama bin Laden ja Saddam Hussein. Isegi need mehed saatsid oma peidukohtadest häälsõnumeid. Aga Khamenei puhul oleme näinud ainult pilti papitükil. Nii et ma arvan, et kahtlus kasvab. Keegi ei tea, kes Iraani juhib ja see kajastub ka iraanlaste käitumises. Me näeme, et nad ütlevad üht ja teevad teist. Mulle tundub, et seal on palju konkureerivaid ja vastuolulisi rühmitusi. Ja see ei tõota midagi head Iraani islamirežiimile. Kas te ütleksite, et see on ülemjuhi absoluutse võimu lõpp? Kas me näeme Iraani tulevikku, kus ajatolla ei saa enam viimast sõna, vaid hoopis Iraani revolutsiooniline kaardivägi või režiim saab viimase sõna? See on kindlasti nii pärast Khamenei aega. Khamenei ise ei pidanud olema nii suur tegelane. Ma mõtlen, Khomeini oli kõrge vaimulik. Ta oli Najafi juhtkonnaga vastuolus, kuid tal oli siiski tohutu järgijaskond Iraanis ja üle maailma. Khamenei ei saavutanud kunagi seda vaimuliku staatust ja tema valitsemisviis oli see, et ta valitses revolutsioonilise kaardiväe luureagentuuride salapolitsei kaudu, põhimõtteliselt toore jõu ja hirmuga. Nüüd on Khamenei läinud. Me ei ole kindlad, kas tema poeg on meiega või kas ta on võimeline oma rolli täitma. Me ei ole isegi kindlad, kas ta on poliitikas sama kaval või kas ta oskab kasutada luureagentuure neid üksteise vastu üles ässitada, sest just seda diktaatorid tavaliselt teevad. Seega tundub seni, et ülemjuhi institutsiooni ootab ees keeruline aeg ja me ei ole kindlad, kas keegi suudab seda päästa. Eriti mitte see härrasmees, kes pole avalikkuse eest tegelikult üldse esinenud. Hussein Abdu Hussein. Tore, et olete meiega i24 News Englishis. Aitäh! Aitäh!